suht aasta tagasi olin peaaegu sama tooli peal, kui koht oli teine ja sama teema. Olime seal 3 arendaja, katsusime leida lahendusi, pakkuda välja, mis võiks nagu teha. Tegelikult juba ette öeldes hea on tõdeda, et vähemalt Tallinna poole pealt on juba hakatud samme astuma. Täna siia on toodud nüüd juurde veel 2 väiksemat linna, katsume võib-olla siis käia teema läbi ja et kas on tuua võib-olla siis Tallinnale võib-olla mingisuguseid soovitusi, kuigi need linnad on niivõrd erinevad, võib olla midagi, et ega see põhiraskuskese partamatult on meil siin ikkagi pealinn. Võrreldes nüüd Tallinn, Tartu ja Pärnu, siis näiteks 2023 aastal Tallinnas algatati 22 planeeringut ja kehtestati ainult 9. Kui võtame Tartus, algatati 7 ja kehtestati 10. Ehk tegelikult isegi natuke nagu rohkem ja kui võtan nagu nüüd Pärnu siia kõrvale, siis Pärnus on 27 algatamist ja 24 kehtestamist, et väiksed linnad, aga numbrid jooksevad eest ära. Ja tõesti selle oskangi kommenteerida tegelikult aega alates umbes 2 aastat tagasi ja selle aja jooksul tegelikult oleme me väga palju Tallinna linna planeerimise valdkonnas ära teinud ja nii-öelda muutusi algatanud, küll mitte nende kõigiga veel õnneliku lõpuni jõudnud, nagu tegelikult ka need numbrid siin natukene peegeldavad, aga tegelikult terve hulk muutusi on vahepeal juba toimunud ka. Ja selles mõttes tõesti need numbrid on ka meil märgatavalt langenud, aga mitte see ainult detailplaneeringute osas, et kui me räägime ka ehitusvaldkonnast laiemalt, et näiteks, et muutus, mida me oleme juba suutnud tuua viimase 2 aastaga, on siis see, et ehituskasutuslubade menetluse aeg on viimase 2 aastaga vähenenud siis poole võrra, 50%, kui ta enne oli 140 päeva umbes, nüüd on ta siis umbes 70 päeva. Muu hulgas üks neist väga olulistest tegevustest, mis me praegu teeme, ongi siis detailplaneeringute menetlusprotsessi ülevaatamine. Ehk et see protsess, mis tõesti sageli on senini võtnud aega ja kohati siiani võtab tegelikult 5 aastat, 7 aastat, kõige hullematel juhtudel ka 10+ aastat. Meie eesmärk on sellega nende muudatuste kaudu jõuda tegelikult selleni, kus me tõesti enamikel juhtudel oleme selle 3 aasta, mahume sellesse 3 aasta raami. Linnal puudub üks projektijuht või vastutav isik, siis kas saan aru, et nagu nüüd on see olemas või on see veel nagu planeeritav, et need oleks arendajal kindel isik, kelle poole pöörduda, ta teab, kus protsess on, kus maan ja mis ametkonna käes on, kuidas teil see nagu seal on hetkel tegevuses? See on meil protsessis. Me oleme viimase 2 aasta jooksul ka palju ressurssi ja aega pannud siis juhtimiskultuuri muudatuste peale ja selle kasvatamise peale. Just äsja alustas meil tööd uus detailplaneeringute teenistuse juhataja ja protsessid algasid küll juba enne teda, aga tema üks väga olulisi ülesandeid ongi siis jõuda selleni, et meil oleks igal konkreetsel protsessil konkreetne vastutaja. Et lihtsalt see olukord, kus me 2 aastat tagasi alustasime, oli ka väga-väga kompleksne ja keeruline. Ühe näitena me isegi täpselt ei teadnud, palju meil näiteks menetlusi planeeringute registris on ja paljud neist on aktiivsed tegelikult. Et sellega me oleme ka väga jõuliselt viimase aasta jooksul tegelenud, et enda andmed saada puhtaks, saada korda, saada ülevaade sellest töövoost, mis meil on, sest see on eeldus selleks, et me saaksime tõesti need planeeringud iga konkreetse menetleja juurde ära kinnistada, et igal projektil, mitte igal arendajal, aga igal projektil oleks siis oma kliendihaldur või siis see konkreetne kontakt, kellega linna poolt oma probleemist, projektist, oma arendusest rääkida. Eks me saame aru, et selle suure paadi keeramine võtab aega, kiireid lahendusi ei ole. Jah, ta võtab aega, aga tegelikult millest me olemegi alustanud, on ka see madalal rippuvate villede noppimine, mis tegelikult on andnud meile võimaluse tõesti on toonud selle tulemuse siis, et see ei ole lihtsalt see, et ma räägin siin seda ilusat juttu, seal tõesti on juba konkreetsed tulemused, ehk et ehituskasutuslubade osas, kus siis neid madalamal rippuvaid villi oli rohkem, on meil õnnestunud 2 aastaga olulisel määral seda
nii-öelda menetlusaegu alla tuua. Ja üks oluline märksõna, mis ma arvan, on siin veel oluline, on ka tegelikult just nimelt see nii-öelda menetlevast asutusest kliendikeskseks asutuseks muutumine. Pärnus tegelikult on ju keskmine menetlusaeg on 1,5 kuni 2 aastat. Ütleme, siinkandis me sellest on ainult und. Et kuidas nagu siis Pärnus niimoodi, kas see linn on niivõrd väike või on seal, teil ongi protsess ongi parem? Kindlasti on selle protsessi puhul oluline, vähemalt Pärnu puhul see, et me suutsime kehtestada uue üldplaneeringu aastal 2021. See on kindlasti muutnud seda protsessi kiiremaks, sest et võib-olla mõnel teist on olnud siin Pärnus varasemalt arendamise kogemus, kus siis tegelikult väga pikalt aastast 2007 kuni 2021 oli siis vana kehtiv planeering ja seal lõpupoole oli minu arust 60 kuni 70% detailplaneeringuid oli üldplaneeringut muutvad, ehk siis nagu see oli väga koormav. Teise asjana, mis meie puhul võib-olla ka välja tuua, on see sama tähelepanek, et ka me oleme väga pannud nüüd rõhku sellele, et just seda protsessi vaadelda kui avaliku teenusena, mida siis me pakume ja ka meil on see hästi selline teenusepõhine lähenemine, kliendi teenindamise aspekt on juures. Pärnu puhul võib-olla üks erisus, mis teistest linnadest natukene eristub, on siis ärikorterite või siis külaliskorterite suur planeerimine. Linna puhul, muidugi me soovime, et ka külalised meie linnas oleks, aga samamoodi me soovime luua ju head elukeskkonda. Ja kui tihti on äripinnana, mis linn kujutab ette või mõistab, saab aru, kesklinnas, võiks olla mingi teenindus, pood, mingisugune siis äri, aga kui need tehakse ümber hiljem siis planeeringu järgselt ärikorteriteks, siis kahjuks sellega linn nagu ei saa alati kaasa tulla. Võtaks ette ka nüüd Tartu ette, kui ma vaatan nüüd väga lineaarne kehtestamine on ühed numbrid läbi aastate, et tundub, et kõik on maru hästi, aga samas Tartu on ju suur linn, et kas teil ongi nii hästi seal või on planeeringuid vähe, või kas ei ole see, et nii tegelikult nagu Tallinna puhul, et hakatakse kolima linna piirist juba välja ja sealpool on siis elu areneb kiiremini kui Tartus? Joontes meil nagu suuri probleeme ei ole. Meil on tõepoolest viimastel aastatel umbes 10 kehtestatud ja 10 algatatud detailplaneeringu aastas. Kui me võtame viimase 10 aasta perioodi, siis keskmise detailplaneeringu menetlus oli alla 2 aasta. Meil on ka varske üldplaneering, mis on upris hästi läbimõelnud ja ta vastab hetkel linna vajadustele, mis võimaldab väga palju hooneid tegelikult ehitada ilma detailplaneeringuta. Meil on juba 1,5 aastat koostatud teenuste kättesaadavuse uuring. See uuring võimaldab meile kaaluda iga konkreetse arenduse puhul parkimiskohtade vajadust ja vahendada teatud olukordades kuni 20% sellest täismahus. Mis me nagu saaks veel teha need konkreetsemad sammud, et planeeringud menetlus läheks kiiremaks? Tallinnas on väga palju ideid selles osas ja nagu ma juba enne ütlesin, siis tegelikult on need ideed, nad ei ole mitte lihtsalt ideed, vaid nad on siis konkreetsed ülesanded või töölõigud, mida me juba täidame. Ehk et olemegi detailplaneeringute protsessist joonistanud endale sellise protsessikaardi ja järjest vaatame üle, et mis on need kohad, mida me saaksime seal kas lihtsustada, võib-olla ka ära jätta, kuidagi optimaalsemaks muuta selleks, et kogu see protsess muutuks konkreetsemaks. Et mis on meie eesmärk, ongi siis see ühe ukse teenus või kuidas seda nimetatakse, ehk et taotleja, kes iganes ta tegelikult ei ole, ta võib olla arendaja, tegelikult võib olla tegemist ka tavalise linnakodanikuna, kellel on mingisugune vajadus, et ta saaks sellest ühest kohast tegelikult kõik talle vajalikud vastused. Aga ootus arendajatele on ka see, et tõesti nendes ettepanekutes, millega te meie juurde tulete, et te oleksite selles osas hästi läbi mõelnud, mida te soovite, aga samal ajal ka valmis tegema koostööd ja kompromisse. Ja meil on protsess ka selline, kus siis taotlus tuleb sisse ja määratakse planeeringule siis
oma nii-öelda inimene, kes sellest vastutab ja kes siis koostöös arendajaga selle ja teise poole siis partneriga selle nii-öelda ellu viib. Ja siis meil ei ole nagu ametkondi, et meil on siis osakonnad, kelle vahel siis see planeering liigub ja siis sisend tuleb. Kui te tahate Tartus arendada ja te tahaksite minult küsida, kuidas käituda niimoodi, et see detailplaneeringu protsess oleks võimalikult kiire ja valutu, siis tegelikult te saate teha väga palju ka enda poolt. Esimene asi, miks detailplaneeringud venivad, esimene põhjus on see, et arendaja või see huvitatud isik selle protsessi jooksul mitu korda muudab seda oma idee, mida ta päris tahab saada. Ja see loomulikult seda protsessi pidurdab oluliselt, ehk see äriidee, see, mida te tahate nagu päriselt saada, oleks hea, oleks võimalikult selge ennem, kui te üldse alustad. Ja teine, meil on järjest rohkem kogemusi, kus arendaja endale palkab ebaprofessionaalse planeerija või planeerija, kes tegelikult ei viitsi tööd teha. Kuidas seda saab teha? Saadetakse pooliku lahendi linnavalitsusele ja odatakse, et linnavalitsuse ametnik seda pooliku planeeringu ise täiendavad. Juhul, kui te tahate väga kiiresti detailplaneeringu saada, siis oleks vaja, et idee oleks kandev ja et planeerija oleks ka selline, mis päriselt oma töö teeb. Alati on olnud avalikul sektoril selline probleem, et ei ole ühte kindlat isikut vastas või sellist vastutajat, ja miks just jäävadki protsessid venima, on kollektiivne vastutus, et keegi ei tea mitte midagi, keegi vastuta. Kui tuua sisse eraettevõtluse poolt selline nagu kliendi kogemuse küsimustik, ma saan aru, et natuke selle poole juba linnad mõtlevad, et näiteks kui menetlus on läbi ja läheb kas automaatselt või kuidagi nagu kliendile, ehk siis nagu arendajale või maamanikule läheb küsimustik, kuidas see protsess läks, et see tegelikult ju paneb omavalitsuse poolt isikud tegelikult ikkagi mõtlema sellele, et see asi lõpuks lõppenud on, et ta saab selle tagasiside, see on otsene tagasiside, ja kuidas see protsess läks, sealt tegelikult tekib ka ju info omavalitsusele, et seda teenust parandada, et see, et keegi seda ei taha või kardavad seda, aga ütleme, eraettevõtluses see teed viib edasi ju, et ikkagi et saada sest meie ju loeme raha, meie loeme oma aega, et kas see idee tuua ka siis riigi poole ka üle, et mis te sellest arvate, väga selgelt on minu juures ka selleks, et me avalikus sektoris saaksime paremini toimetada, väga oluline aru saada ka sellest kliendi vaatest ja kliendi kogemusest ja mitte ainult siis selles osas, et me seda teenusepõhiselt disainime, vaid ka just see, et kuidas ta siis tegelikult välja kukkus. Ja seetõttu on meil ametnikel ametijuhendites juba kliendi rahulolu sisse toodud, et oluline on seda tagada ja seetõttu me hakkame ka seda mõõtma. Et kohe alguses mitte kõikides etappides, aga seal, kus me oleme muudatusi teinud ja planeeringute puhul see näeb siis ette ilmselt seda, et me hakkame mitte siis selle aja lõpus, kui te selle detailplaneeringu lõpus kehtestatud saate, vaid peale algatamist, peale vastuvõtmist ja siis peale kehtestamist, et saada just tagasisidet ka nende erinevate ja väga ka sisuliselt väga erinevate töölõikude kohta, et kuidas siis tegelikult need muudatused, mis me oleme algatamise käigus ära teinud, et kuidas nad kliendi vaates peegelduvad, sest ka see, mis me räägime siin statistikast, on ju, statistika võib olla väga petlik, et me võime küll mingisugused numbrid järsult alla tuua, aga see tegelikult ei tähenda veel seda, et kliendi kogemus sellest automaatselt kohe paraneks. Et võib-olla ikkagi see vastus või et võib-olla see mingisuguste, mis me tegime näiteks ehituslubade kontekstis, miks me need nii palju kiiremaks saime, on see, et me jätsime ära ebavajalikud kooskõlastusringid ja tõime otsustuste tasandi allapoole. Ehk et ehitusluba saab allkirjastada menetlev ametnik.
Aga mis ei tähenda seda, et kuigi see nii-öelda protsess selle tulemusena võis muutuda kiiremaks, kas tegelikult ka need nii-öelda küsimused, mis taotlejale tulid, olid selged? Kas nad ei olnud vastuolulised? Kas suhtlus oli sõbralik? Kõik need teised osad, mis tegelikult selle kliendi kogemuse moodustavad, selle statistikas jäävad tähelepanuta, aga meile just nimelt see nii-öelda kliendi kogemus ka ja üldse tõesti mitte vaadates ainult arendajaid, vaadates iga inimest, kellel on planeerimisametiga kokkupuude ja eriti ehituskasutuslubade puhul see võib olla ka täiesti tavaline kodanik, et me teaksime, kuidas see teenus tegelikult tema jaoks siis lõppkokkuvõttes töötas. Ja avaliku võimu teostajana on sageli olukord, kus me ei saa anda meeldivaid vastuseid. Ehk et kliendi kogemuse mõõtmise aluseks ei ole meil see, et kui paljud inimesed said nii-öelda või kui palju me andsime kiireid kooskõlastusi. Võib olla ka see, et me sageli peame andma negatiivse vastuse ja ütlema, et ei saa. Neil põhjustel lihtsalt kahjuks ei ole võimalik see, mida te soovite. Aga seda on võimalik põhimõtteliselt teha ju nii-öelda meeldivalt, argumenteeritult ja veenvalt. Ja see on see koht, kuhu me soovime jõuda, siis mitte olukorda, kus me kõigile ütleme jaa, vaid et kus iga meie otsus on tehtud optimaalse kiirusega ja kus ta nii-öelda on tagasisidestatud arusaadaval ja meeldival moel. Meil on eraldi siis mitte küll nüüd ainult planeerimisosakonnal, vaid nagu tervel linnavalitsusel siis teenuste arenduse juht. Väga pooldan seda lähenemist, et mis puudutab seda kliendi rahulolu tagasisaamist, see on nagu üks aspekt, aga mina vaatan seda ka nii-öelda sellise teenuse disaini võtmes, sest kõik meie ümber, olgu ta siis füüsiline mingi toode või objekt, aga sellega kaasneb ka ju igasugune teenus ja seda võiks täiesti vabalt ka selle planeerimisseaduse kujundamisel kasutada ka teenuse disaini võtteid, et kuidas seda seadust ka niimoodi kujundada, et see on sellele seaduste järgijatele siis teenusena tarbitav. Ise juba tahaks tuua sisse selle ühiskonna avatuse ja kaasamise, et tegelikult kui me ise ühiskonnana tahame kõigist kõike teada ja see sama naabrite vaidlus, et kõik peavad andma nõusoleku igale planeeringule, igale liigutusele, et kus mida tehakse, siis ma arvan, see on ka see koht, et miks planeeringud venivad, see isegi ei ole ei riigi arendaja süü, et peame ühiskonnana aru saama, et võib-olla me peamegi arvestama, et planeeringud ongi meil 5-aastased, et just seetõttu, et ümberringi arvajaid on nii palju, aga arvajaid on palju, siis võib-olla me ei jõua kuskile, et seda võiks mõelda natukene.